Maksud on teema, mis tekitab paljudes tugevaid emotsioone. Need on oluline osa iga riigi toimimisest, kuid tihti jääb arusaamatuks, millised maksud ja millises ulatuses päriselt kehtivad. Selles videos just nendele küsimustele vastamegi, võttes näiteks Eesti ja Belgia. Seejärel uurime, mida inimesed sellel teemal arvavad. Mõlemas riigis täidavad maksud sarnast rolli. Need rahastavad samu põhiväärtusi, tervishoidu, haridust ja sotsiaalkaitset. Kuigi maksud on üles ehitatud erinevalt, toetavad nad mõlemas riigis avalike teenuste pakkumist ja ühiskonna toimimist. 2025. aasta seisuga kehtivad Eestis järgmised maksud. Teenides palka või makstes välja ettevõtte kasumit, tuleb tasuda tulumaks. Tulumaksumäär on 22%. Esiteks lahutakse maha pensionimakse ja töötuskindlustus ning seejärel arvestatakse tulumaks sellest, mis järele jäi. Tööandja arvestab tulumaksu töötaja palgast automaatselt maha ning ettevõtte puhul tasutakse tulumaksu siis, kui kasum välja makstakse. Eraisikutel on veel olemas maksuvaba tulu. See on osa sissetulekust, millest tulumaksu ei maksta. Käibemaksu makstakse riigile kaupade ja teenuste müügi pealt. Lihtsamalt öeldes, kui midagi ostetakse, läheb osa makstavast summast riigile. Tavaliselt on käibemaks 24%, kuid mõnel juhul on see madalam, näiteks raamatutel 9% ja majutusteenustel 13%. Kui ettevõtte aastane müügitulu ületab 40 000 eurot, kohustub ta ennast registreerima käibemaksu kohustuslasena. Müües midagi lisab ta oma hinnale käibemaksu, mida kogutakse kliendilt. Käibemaksu kohustuslane saab oma ostude arvelt tasutud käibemaksu tagasi. Sotsiaalmaks on nagu kindlustus tervise ja tuleviku jaoks. See on maks, millega rahastatakse pensioni ja ravikindlustust. Seda maksab tööandja töötaja palgalt. Sotsiaalmaksu määr on 33%. Selleks 20% läheb pensionikindlustusele ja 13% ravikindlustusele. Isegi siis, kui inimese palk on väga väike, näiteks 200 eurot, peab tööandja ikka maksma sotsiaalmaksu, mis on vähemalt 270 eurot kuus, mis põhineb riigi miinimumil. Töötuskindlustusmakse aitab rahastada töötuskindlustust, mis toetab inimesi töö kaotamise korral. Seda makstakse töötasult ja palgalt, kuid mitte näiteks juhatuse liikmetasult. Makse jaguneb 2. Töötaja maksab oma brutopalgalt 1,6% ning tööandja lisaks sellele 0,8%. Lisaks sotsiaalmaksuga rahastatud esimesele sambale saab ise enda tuleviku jaoks raha koguda. Selleks on olemas teine ja 3. pensionisammas, mis erinevalt esimesest sambast on vabatahtlikud. Teise sambasse läheb tavaliselt 2, 4 või 6% inimese brutopalgast ning 3. samba puhul saab inimene ise otsustada, kui palju raha soovib ta sinna koguda. Kui täisealiseks saanud inimene ei esita avaldust teise sambaga mitte liitumisest, liitub ta automaatselt järgmisel aastal, kui ta läheb tööle. Maamaksu maksavad maaomanikud või maakasutajad ehk need, kellel on oma maatükk. Alates 2025. aastast ei pea maamaksu maksma kodualase maa eest, kuid selle maa suurusele kehtivad piirangud. Tuues mujalt maailmast kaupa Euroopa Liitu, näiteks Hiinast, tuleb maksta tollimaksu. See varieerub vastavalt kaubale ja päritoluriigile. Aktsiis on maks, mida makstakse alkoholi, tubakatoodete, elektri, kütuse ja pakendite puhul. Selle maksu eesmärk ei ole mitte ainult raha koguda, vaid ka piirata nimetatud asjade tarbimist. Täpsemad maksumäärad on kirjas Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Kõik autoomanikud või vastutavad kasutajad peavad maksma mootorsõidukimaksu. Mootorsõidukimaks koosneb 2 osast. Esiteks registreerimismaks, mida makstakse sõiduki registreerimisel ning teiseks on aastamaks, mida makstakse igal kalendriaastal. Mootorsõidukimaks on igal autol erinev, kuna see sõltub auto vanusest, tüübist, täismassist ja CO2 näitajast. Lisaks nimetatud maksudele kehtivad Eestis ka reklaamimaks, raskeveokimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja hasartmängumaks, millest enamik on kohaliku omavalitsuse tasandil kehtestatavad maksud. Nüüd aga liigume Belgiasse. Erinevalt Eestist kehtib Belgias makse 3 tasandil. Föderaal- ehk riiklikul tasandil, regiooni tasandil ja omavalitsuse tasandil. 2025. aasta oktoobri seisuga kehtivad Belgias järgmised maksud. Belgias on tulumaks progressiivne, mis tähendab, et mida kõrgem on inimese sissetulek, seda kõrgem on maksumäär. Tulumaksumäärad on nähtavad ekraanil. Lisaks neile tuleb maksta kohalikku tulumaksu, mis on 6–9% sõltuvalt kohalikust omavalitsusest.
Käibemaks on enamasti 21%, kui erinevatele toodetele ja teenustele kehtivad madalamad käibemaksumäärad. 12% kehtib näiteks restorani- ja toitlusteenustele, 6% transpordile, toiduainetele ja ravimitele ning käibemaks puudub eluks vajalikele esmatarbekaupadel. Belgias maksustatakse ka investeeringuid. Kui investeerimiskonto väärtus ületab 1 000 000 eurot, tuleb maksta ületavalt summalt 0,15% aastamaksu. Dividendidelt, intressituludelt makstakse 30% tulumaksu, 859 eurot on aastas tulumaksuvaba. Hoiuseintressidelt makstakse tulumaksu 15%, kuid kuni 1050 eurot aastas on tulumaksuvaba. Väärtpaberite ostu ja müügi puhul kehtib tehingumaks 0,15%. Ettevõtte tulumaksu üldmäär on 25%. Väiksematel ettevõtetel võib see olla aga 20%, kui nad täidavad teatud tingimused, näiteks väiksem kasum või omakapital. Ka sotsiaalmaks on Belgias oluline. Töötaja maksab oma brutopalgast 13,07% sotsiaalmaksuks ning tööandja selle lisaks umbes 25–27%. Mõnel juhul ei pea töötaja maksma sotsiaalmaksu selle osa pealt, mis ületab 85 000 eurot kvartalis töötaja kohta. Aktsiisid ja tollimaksud kehtivad Belgias sarnaselt Eestile Euroopa Liidu standardite järgi. Nüüd vaatame, millised on Belgias regionaalsed ja omavalitsuse maksud. Belgias on kokku 3 regiooni: Flandria, Wallonia ja Brüssel. Igal neist on õigus kehtestada oma maksud, mis võivad piirkonniti erineda. Esiteks kinnisvaramaks. See on iga-aastane maks kinnisvara omamise eest. Teiseks auto- ja liiklusmaksud. Need koosnevad registreerimismaksust ja iga-aastasest sõidukimaksust, mis sõltub autotüübist, vanusest ja ka CO2 heitest. Kolmandaks pärandi- ja kingitusmaks, mis sõltub piirkonnast ja sellest, kellelt vara saadakse. Määrad jäävad üldiselt 3–9% vahele, kuid võivad ulatuda ka 20%-ni. Neljandaks keskkonna- ja energiamaksud, näiteks vee, jäätmete ja energiatarbimismaksud. Lisaks regionaalsetele maksudele kehtestavad oma makse ka linnad ja vallad. Kõige tuntum neist on näiteks kohalik tulumaks, mis lisatakse riiklikule tulumaksule ja mis on tavaliselt 6–9% vahel. Lisaks kehtivad ka kinnisvara, turismi ja prüki- ja kanalisatsioonimaksud ning ka väiksemad kohalikud maksud, näiteks reklaami, koera ja terrassimaksud, mis sõltuvad linnast ja vallast. Nüüd vaatame, mida inimesed sellest arvavad. I know the basics, and if there are some additional things, I also have the means to learn them. And I think there is the biggest difficulty because it's so complex. You already need a big understanding of things to understand how it works. And a lot of people will have difficulty with that. So they should make it simpler, just that everybody can understand it, not only tax lawyers or... No mina isiklikult tunnen, et ma saan Eesti maksusüsteemist suhteliselt hästi aru. Kindlasti on mingid nüansid, mida tavainimene ei tea ega peagi teadma. Aga üldiselt ma arvan, et Eesti maksusüsteem, eriti kuna meil on e-riik, ei ole väga keeruline. We pay quite a lot of taxes compared to other European countries, but there's a lot of discussion going on right now if the rich people should pay a little bit more. It's my opinion that the rich can pay a little bit more, and on a personal basis I don't have any problem with taxes. I just want enough back in return from the government, so I don't mind paying taxes. Mina isiklikult arvan, et ei ole, aga see võib olla tingitud ka minu maailmavaatest. Ma isiklikult arvan, et inimesed, kes maksavad rohkem makse, peaksid selle tingitult saama ka suuremaid hüvesid. Seega minu hinnangul see maksusüsteem ei ole õiglane, eriti arvestades maksuküüru, mis õnneks küll praegu kaotatakse, aga varasemalt maksuküür minu hinnangul ei olnud õiglane. Well, most political, let's say, politicians nowadays mostly seem to think taxes should be lowered in Belgium. I disagree. As a left-wing person, for me, taxes can always be increased, as I said, as long as I get something in return, and everybody benefits from a good government, I think. I think they can stay as high as they are, but we need to redivide. We need to get them from other sources.
ma arvan, et makse pigem võiks langetada. Küsimus on loomulikult millistes maksudes ja mis määral. Mina isiklikult näiteks ei ole automaksu poolt, küll aga kui mõelda kinnisvaramaksu peale, ehk siis kinnisvara rohkem kui oma kodu omamine, siis võib-olla võiks selles suunas mõelda, et seda näiteks maksustada või midagi lihtsamat nagu näiteks kilekotimaks, mis ei tee kellelegi otseselt liiga, küll aga täidaks seda riigikassat kuskil kus on raha puudu. Oleme nüüd andnud ülevaate maksudest Eestis ja Belgias ning uurinud, mida inimesed neist arvavad. Loodame, et õppisite midagi uut ning saite vastused oma maksudega seotud küsimustele. Täname kuulamast!